Tere peale lõunat ka minu poolt. Ma ei hakka kohe Johannest parandama oma ettekäigu raames, siis teen need parandused ära, väiksed eksimused ikka juhtub. Esiteks Vida ei ole standard, ütlen küll selle ette ära. Aga millest ma teile täna räägin? Ma tegelikult täna räägin teile pigem e-arvetest ja Vidat ma ainult mainun teile. Ärge minult selle kohta küsimusi küsige, mina ei ole see ekspert, kes tegeleb Vidaga. Neid inimesi siin saalis on, võib-olla nad pärast teile vastavad, aga ärge mind selle pärast sisti lööge. Mida me täna vaatame? Vaatame tegelikult 4 slaidi, tegelikult natuke rohkem, aga 4 slaidi valdavalt ja räägime sellest, mis on e-arvete ökosüsteem, mis on masinloetav, inimloetav vahe. Te kõik tõstsite küll käsi, et te saate e-arved, aga ma millegipärast arvan, et võib-olla teis on kõik, kes saavad e-arveid, aga ma millegipärast arvan, et siin on ka üsna mitmeid, kes PDF-i peavad e-arveteks. Ja tegelikult ikkagi see e-arve ei ole nagu silmaga loetav. Et kui te väidate, et te saate e-arveid, siis ja kui te neid näete, siis te ei ole e-arve, mis te saate, siis saite ilmselt PDF-i. E-arvet ei suuda silmaga aru saada. E-arvete mõjust majandusele ja räägime siis ka sellest, mida toob kaasa see Vida, aga ma räägin ainult sellest hästi põgusalt. Ärge selle palun mulle küsige, ma ei oska teile vastata seal. Ökosüsteem. E-arvete osakaal majandustehingus tegelikult on madal. Seda te teises saalis kuuldes ka juba hommikul kuulsite. Ja kui te nüüd ChatGPT-sse panete, siis te saate vastuse, et Eestis on e-arved väga levinud. Ei ole. See on müüt, mille siis ChatGPT on ilmselt ka ise välja mõelnud. E-arved ei ole väga levinud Eestis. Eestis on väga levinud PDF-ide saatmine, aga PDF ei ole e-arve. E-arvete osakaal tegelikult ettevõttel, ehk siis business to business, on tegelikult alla 10%. Mis on natuke rohkem levinud, on see business to customer, ehk siis ettevõtjalt eraisikule. Näiteks kui te vaatate läbi siis panga, te näete neid arveid, et nad on siis e-arvete kanali kaudu. Võib-olla seal on see tarbimine natuke rohkem, natuke suurem need e-arved, mis teil tulevad siis automaatsete maksetena, eks ole. Pangad neid teenuseid läbi e-arvete keskuste vahendavad. Ja seda on tõesti rohkem, aga ettevõttel osakaal on tegelikult väike. Ja mis selle e-arvete juures võib-olla probleemkoht on see, et e-arveid veavad tegelikult või veab avalik sektor. Nii nagu Johannes ütles, eks ole, ta teeb arve riigiasutusele ei saa. Riigiasutusele mitte e-arvet esitada, tuleb kiri tagasi, et palun saatke e-arve. Või muidu ei maksa. Ja nad ei liigu ka tänasel hetkel üle piiri. Need e-arved väga tihti ei liigu üle piiri ja tegelikult need müüdid on väga visad kaduma, mis e-arvetega on. Eks ole, müüd selle kohta, nad on keerulised, nad on kallid, neid ei suudeta inkorporeerida süsteemidesse, need on igapidi keerukad, neist ei ole võimalik pärast üldse aru saada raamatupidajal ja nii edasi. Seal on tegelikult päris palju müüte selle kõige juures, mis ka on pärssinud seda arendust. Nüüd, mis tegelikult juhtub? Juhtub siis selline olukord, et järgmise aasta 1. juulist jõustub raamatupidamisseaduse muudatus, mis teeb mõningaid väikseid nüansilisi muutusi, mis tegelikult sisuliselt on suured. Esiteks on see, et Eesti kaotab ära Eesti standardi. Me hakkame kasutusele võtma ainult Euroopa Liidu EU siis e-arvete standardit. Miks seda tehti? Siis tänasel hetkel on paralleelselt kasutusel 2 erinevat standardit. Eesti standard, mis on natukene lihtsam ja vähemate võimalustega kui Euroopa Liidu standard. Euroopa Liidu standardil on rohkem kirjete välju ja see standard võimaldab siis tegelikult rohkemaid andmeid kajastada ja kui need andmed liiguvad ka üle piiride, sest see on ju see eesmärk, eks ole, siis üle piiride ikkagi valdavalt kasutavad riigid EU standardit, mitte kohalikku siseriiklikud standardit. Eks ole, Eesti standardit saates teise riigi masinad ei suuda seda lahti lugeda. Aga kui ta on EU standard, mis on kõigil ühesugune, on see lahti lugemine oluliselt, eks ole, lihtsam ja vigadeta. Nüüd kaotatakse ära siis avaliku sektori kohustus võtta e-arveid vastu, aga mis ei tähenda seda, et nad ei hakka e-arveid vastu. Ikka hakkavad. Et need linnukesed, mida ka Johannesele täna hommikul äriregister pakkus, ja samamoodi kõigile ettevõtetele, kes on e-arvete tänasel hetke väljastajad või vastuvõtjad olnud, see linnuk ikkagi säilib ja nad vastu võtavad. Aga kohustus kui selline nimetuse mõistes kaob ära, sisuliselt ei muutu see. Ja nüüd, mis siis muutub, on see, et e-arve vastuvõtja äriregistris saab märkida, et ma võtan e-arvet vastu,
ja kui e-arvet vastu võtan, saan märkida siis, kes on minu operaatoriks. Sest e-arvete vastuvõtmine käib siis läbi operaatori, eks ole, et e-arvet ei saa päris nii saata, et ma saadan otse arvutist arvutisse, seal on siis vahel need operaatorid, kes need arveid siis omavahel vahetavad. Ja tõesti, mis nüüd muutub, on see, et kui varasemalt oli lihtsalt märge selle kohta, eks ole, et ma e-arvetega, eks ole, tegelen, mul on selline operaator, siis nüüd muutub see, et tuleb märge, et mina soovin e-arveid vastu võtta, mis tähendab seda, et kui ma soovin e-arveid vastu võtma, peale 1. juulit peab mulle see müüja selle e-arvega väljastama, kui ma seda e-arvet tahan. Kui ma seda e-arvet ei taha, ma võin müüjaga kokku leppida, et teeme siis erandi, saada mulle PDF, raamatupidaja toksib selle uuesti sisse, aga eeldus on siis see, by default nõnda nimetatud, ehk siis automaatselt, et see e-arve tuleb mulle, et ma ei hakka võtma PDF-i vastu ja kui ma ei saa seda e-arvet, siis ma võiksin teoreetiliselt öelda, et ma ei ole arvet ju saanud. Ja e-arve on samasugune raamatupidamis altdokument nagu igasugune muu arve. Nüüd, miks me seda tegelikult teeme? Meil kogu sellele e-arvete protsessile eelnes ka päris pikk selline protsess, mida nimetatakse VTK, väljatöötamiskavatsus, kus siis analüüsiti erinevaid versioone, analüüsiti e-arvete kohustuslikkus, analüüsiti seda, et kui müüja ütleb, et ma väljastan e-arvet, ostja peab vastu võtma ja erinevaid skeeme, lõpuks jõuti siis sellele, et kõige mõistlikum on see, et ostja on siis see kuningas siin protsessis. Ostja ütleb, ma tahan e-arvet saada ja ostja saab valida, kui tema müüja ei suuda talle e-arvet väljastada, võib oma müüjat vahetada teise müüja vastu, kes talle e-arvet väljastab. Et muidu me paneksime ostja halba rolli, kui ostja ei taha e-arvet võtta, aga müüja ütleb, et ma nüüd väljastan e-arvet, siis tekib meil selline natukene arvem olukord. Aga loomulikult ei tähenda see nüüd seda, et ei või kokku leppida kaks osapoolt, et me teeme edasi PDF-e või siis paberarveid. Loomulikult seda võib, eks ole. Mingit kohustuslikkust tänasel hetkel seadus ju ette ei näe. Nüüd masinloetav versus inimloetav. See nüüd teile siia ette on pandud, tegin väga lihtsalt, võtsin, mida arvab selle kohta ChatGPT. Ehk mis siis on e-arve, millele ta vastab, tegelikult täiesti adekvaatne tõlgendus selle kohta, ei hakka ma teile seda edasi lugema. Aga masinloeta arve puhul oleks see struktureeritus on oluline ja taksonoomia. Taksonoomia on üks termin, mida te olete ilmselt kuulnud üsna palju, ehk siis need andmeväljad, mis siis e-arvel on, vastavad standardis mingile reale. See tähendab seda, et alati saab aru, et andmevälja see rida sellise formuleeringuga tähendab müüjat, selline tähendab käibemaksu, selline tähendab mingisuguseid muid andmeid ja see on siis struktureeritud, eks ole, andmekoosseis, see on kokku lepitud ja masinad saavad omavahel väga lihtsalt aru, et need read siis, eks ole, tähendavad seda, et nad ei hakka otsima mitte märksõnadega, vaid nad täpselt teavad, et see taksonoomia, see rida on siis konkreetselt see arve või see siis sisu. Nüüd see inimloetav on siis kõik see, mida te näete arvete peal. Kui te näete arvet, siis järelikult see ei ole masinloetav, see on inimloetav. Sest e-arvet ei saa näha. E-arve ei ole mingisuguse sellise formaadiga, et te suudaksite ta nagu niimoodi visuaalselt ilusti lahti lugeda. Jah, te näete selle andmevälju, te võite tuletada. Hea raamatupidaja kindlasti on neid raamatupidajad, kes suudavad e-arvetest lugeda lõpuks välja ka inimloetav arve, ainult peale vaadates, aga see ei ole selle mõte, eks ole. E-arve on mõeldud masinloetav, ta on fail. Kõik see, mis te inimestena näete, on juba siis ilmselt PDF või siis paberkujul. PDF ei loeta e-arveks. Paljud riigid räägivad ka sellest, et meil on väga hästi levinud e-arvete kasutuselevõtt ja võib-olla ka Eestis tihti aetakse segamini, et see PDF on e-arve, ei ole. Arve, mis liigub e-maili teel, ei ole e-kirja teel, ei ole e-arve, see ei muutu sellest e-arveks, et see on üks suur eksitus, mida ka arvatakse, et me tegelikult ju tegeleme e-arvetega, ei tegele tegelikult, e-arvete osakaal on jätkuvalt ikkagi väga madal. Nüüd, mis nende e-arvete puhul tegelikult see suur võlu on? Esiteks masinloetavus, see tähendab seda, et need andmed liiguvad tegelikult ka reaalajas, nad liiguvad selle klikiga, kui ma vajutan, nad liiguvad teise masinasse. See võimaldab ettevõtetel hakata, eks ole, planeerima oma rahavoogu, nad täpselt teavad, arve läks, teine pool teab, ma pean maksma, ma saan aru, millal see raha tuleb, ma ei pea hakkama otsima neid maksetähtaegasi kuidagi või raamatupidaja ei pea hakkama midagi jälgima, seda kõike saab teha automaagiliselt. Siis see automaagilisus või siis need automaatsed süsteemid omavahel väldivad ka vigu.
eks ole, skaneerimine, raamatupidajal trükkimine, läheb number 8 asemel kogemata number 9, mis on seal kõrvaklav. Arvuti ei tee seda. Arvuti teeb täpselt nii, nagu on algselt arve pandud sisse andmed, nii ta läheb ka teise arvutisse, mingisuguseid vigu siin vahepeal ei ole, väljatud siis, kui tekib olukord, et kasutatakse erinevad standardeid, mille tõttu ei suuda need süsteemid ennast kokku lugeda või loevad valesti. Sellepärast on ka see EU standard meil hästi oluline, et me saaks üle piiri arveid saata. Nüüd, siin on ees teil üks udune pilt, ongi spetsiaalselt pandud udusena, sellepärast et ei loeks sealt välja mingit väga salastest infot, aga siin on siis 2 visuaalset vahet, eks ole, paremal pool te näete e-arvet, vasakul pool te näete siis inimloetavat arvet. Et ühesõnaga ühte te näete, teise puhul te näete hunniku ridasid. Teoreetselt on võimalik ridadest 1,2 välja lugeda, kui olla hästi osav ja tubli, aga see ei ole selle mõte. Ja loomulikult alati masinloetavat arvet raamatupidamisprogrammid suudavad ka inimloetavaks seal tagasi näidata. Eks ole, nad visualiseerivad selle raamatupidajale vajadusel ka inimloetavana, täpselt sellise, nagu seal kõrval on, aga nad omavahel masinad ei suhtle, eks ole, selle inimloetava arvega. Nüüd e-arvete mõju majandusele. Suureneb täpsus ja läbipaistvus, ehk tegelikkuses vigade arv ju väheneb. Vigade arv väheneb ja kokkuhoid ka ajas. Ehk et iga arve, mida skaneeritakse, iga arve, mida sisestatakse, võtab raamatupidajalt aega ja võtab lisaks sellele ka natukene raha raamatupidaja kuluga. Et kui minister Keldo rääkis kõrvalsaalis, et tegelikult tänasel hetkel, eks ole, 50 miljonit eurot võiks olla aastas igasugune kokkuhoid teatud tegevuste masinloetavaks muutmisel, siis raamatupidamises, eks ole, e-arve on üks ka selline väga lihtne meetod, kuidas rutiinset ja igavat tööd, eks ole, vähendada. Nüüd lihtsustab maksude kogumist. Kuidas ta lihtsustab? Tegelikult, kui e-arved hakkavad ühel hetkel liikuma masinloetavalt kõik ja nende e-arvete põhjal hakatakse automaatselt genereerima juba ka maksudeklaratsioone, mis tähendab seda, et on oluliselt vähem vigasid, ei ole enam eksitusi, hakkavad ostjad-müüjad omavahel andmed ilusti kokku jooksma neil. Tähendab ka seda, et see maksude kogumine lihtsustub ja ilmselgelt võib-olla tulevikus ka maksude tagastamised võivad kiireneda. Rahavoogude haldamisest ma rääkisin, säästab keskkonda. Kuidas säästab e-arve keskkonda? Et kui tänasel hetkel veel liiguvad paberid, siis eks ole, iga paber tähendab enamasti mingit puitu, mingit puud, mis on maha võetud, siis ju väga selgelt ta keskkonnasäästlik lähenemine on. Jah, võib vaielda, et arvuti nõuab elektrit ja see kõik lõpuks taandub kuhugi põlevkivile või millegi sellisele, aga mitte kaua, me liigume ju sellest kõigest eemale, nii et tegelikult e-arve on keskkonnasäästlik lähenemise viis oma asjade ajamisele. Ja üllatavalt palju, kui te ju tänasel hetkel käite poes, kui te olete tähele pannud, siis tegelikult kaubandussektor liigub nagu vastassuunda, et sellest, et poest välja pääseda, teile prinditakse välja üks pabertšekk, et te peaksite skaneerima, saaksite oma ostukorviga sealt iseteenindusalast välja minna. Et see on nagu natuke vastuvoolu liikumine neile, et me ikkagi arvame, et võiks liikuda sinna poole, et me kõiki asju teeme juba elektroonselt, eks ole, et meil on mobiiltelefon või muud asjad nupuvajutusega, me ei hakka skaneerima sisse enam tšekke ja kviitungeid, need kõik liiguvadki nii, nagu Johannes ütleb, ta ostab oma ülikonna ja tal tuleb arve kenasti juba, sellel hetkel on tal juba raamatupidamissüsteemis olemas, on kirjas ka, et on makstud ja kõik on teada, et ei pea hakkama midagi kellelegi aru andma, kõik liigub kiiresti, mugavalt ja keskkonnasäästlikult. Ja rahvusvaheline konkurents on mitte vähe oluline. Rahvusvahelise konkurentsiga on tegelikult see lugu, et kui arved liiguvad üle piiri, siis tegelikkuses ja e-arvetena, eks ole, me hoiame kokku hulgaliselt dokumente. Kui te mäletate siin kõrvalsaalis räägiti ühest ettekandest, mis puudutas siis e-teekonda, eks ole, arvetel ja rääkis, et suur hulk dokumente, siis kui need kõik dokumendid liiguvad lõpuks elektroonsest keskkonda pidi, need omad arved, siis see konkurentsieelis on ju üsna suur kõigil osapooltel. Ja need kõik osapooled suudavad oluliselt kiiremini oma tegevusi teha, sellepärast et ka riigi kontrolliorganid teavad, mis andmed on olemas. Ja nüüd ma jätsin 30 sekundit oma viimaseks slaidiks, et ma ei saaks pikalt teile siin heietada. Ja see viida, mis nüüd on? See viida tähendab VAT in digital age ehk käibemaksu digitaalne ajastu.
See on siis selline tore kontseptsioon, mille eesmärk on tegelikult võidelda maksupettuste vastu. Euroopa Liit on välja arvendanud, et iga-aastaselt miljardid eurot maksupettusi pannakse toime just tänu sellele võimalusele, et arved ei liigu elektroonselt, kolmnurktehingutes tehakse, eks ole, neid käibemaksupettuseid, eks ole, kuna need andmed ei jookse omavahel kõik kokku, siis nii ta paraku on juhtunud. Nüüd Euroopa Liit on siis selle viida tegevuste läbi öelnud, et riigid võivad hakata kehtestama omale e-arveid. Lisaks ütleb siis selle, et e-arved on kohustuslikud piiriülesele tehingutele aastast 2030, vastavad Euroopa Liidu standardile ja siis tekib ka uus süsteem, mis neid e-arveid võimaldab siis üle Euroopa Liidu analüüsida. Nii et nii palju Iidast. Tänud teile. Mina vana Brüsseli hundina muidugi lootsin, et sa ainult Viidast räägidki, aga puhusin üles vale ootuse, ma saan aru. Sa tahtsid rääkida sellest, et e-arve ei ole PDF, no seda teavad ometi kõik inimesed. On ju nii? Aga räägi mulle parem sellest, mis see kasutegur võimalik ikkagi nende e-arvete suuremal määral kasutusele võtmisel on. Kui palju me tegelikult võiksime Eestis maksupettuseid näiteks vältida? Ma tean, järgmisena tuleb lavale Itaalia maksuameti esindaja, kes räägib müstilistest summadest, mis Itaalias siis e-arvete tõttu hakkas riigieelarvesse laekuma. Mis Eesti potentsiaal olla võiks? Ma ei ole maksuametist, eks ole. Aga sa umbes hoomad neid suurusjärke? Et me räägime ikkagi ka sadadest miljonitest eurodest, mis on see potentsiaalne maksurisk, millisel juhul me võiksime siin kokku hoida, ütleme siis see tegevust, aga see maksupettuste osakaal ja see maksuvõitlus, eks ole, on üks aspekt e-arves. Me tegelikult ju e-arvet ei tee ju mitte maksuvõitluste, maksukuritegude võitluse vastu e-arve ikkagi eelkõige me teeme selleks, et oma ettevõtluskeskkonda kiirendada, lihtsustada, automatiseerida, seesama reaalaja majandus, eks ole, et meil tekib olukord, et me lõpuks ühel hetkel ühe nupuvajutusega teemegi ära kõik, et meil ka majandusaasta aruanne igal hetkel jookseb kokku ainult ühe nupuvajutusega, et me ei pea tegema lisaliigutusi. Mitte, et raamatupidajad lahti lastakse, vaid raamatupidaja funktsioon muutub finantsjuhiks ettevõtetes. Millal me võiks selleni jõuda, et näiteks käibedeklaratsioone enam keegi käsi kaudu kusagil esitama ei pea, vaid on e-arved, kõik info läheb automaatselt ja see võiks ju ka neid väikeettevõtteid motiveerida, et nad hoiaksid raamatupidamiskulu sellega kokku. Tänasel päeval läks Rahandusministeeriumis kooskõlastusringi väljatöötamiskavatsus, mis räägib sellest e-arvete käibemaksuga seotud temaatikast. Just täna? Just täna läks ta välja. See ei ole juhus. Jah, juhuslikult täna, eks ole, aga juhus. Teil tuleb siia veel kolleegi, kes selle teema kindlasti räägivad, aga jah, täna ta liikus välja, nii et me sinna suunda liigume, et ikkagi need e-arved käibemaksu kohustusel muutuksid ühel hetkel ikkagi täiesti elementaarseks, igapäevaseks hügieeniks, rutiiniks, et nad hakkavadki liikuma kõik elektrooniliselt, aga see ei tähenda, et liiguda läbi maksuamet, eks ole. Et maksuamet ju tahab ainult saata mingisugust paari rida andmeid, et ikka e-arved liiguvad masinate vahel, aga selle põhjal genereeritakse siis ka maksuametile lõpuks deklaratsioon kokku. Ja kaks poolt, eks ole, liiguvad kokku omavahel informid, kui sa oled ilmselt ka kursis, et on siis need kaks poolt, kes tehingut omavahel võrdlevad, kui kõik kokku langeb, ideaalne. Ja see on, ma arvan, üks suur küsimus, võib-olla kahest takistusest, mis e-arvetele üleminekul on olnud. Üks suur küsimus on see, et äkki saadakse kõik mu ärisaladused teada. Äkki selgub, mis on mu tunnihind, mis on mu päriselt sisseostatava kauba ja väljamüüdava kauba, see hinnavahe ja nii edasi. Kas riik tegelikult peaks siin tegema paremat teavitustööd ettevõtete seas ka, et see müstiline e-arvete võimalike ärisaladuste lekkimine saaks nagu maandatud need hirmud? Kindlasti selles mõttes on siin kommunikatsiooni häire olnud, sest tõesti ei huvita ei maksuametid ega riiki. Ei tunnihinnad, ei huvita tehingupartnerite mingid detailid, et huvitab ainult olla kindel, et tegelikult see tehing on toimunud. Sisu ei huvita riiki absoluutselt, see on ettevõtete omavaheline asi, aga see teavitus pärast seda, kui nüüd see väljatöötamiskavatsus ka oma ringi ära teeb ja kooskõlastus saab ja hakatakse tegelema reaalselt eelnõuga, kindlasti tuleb ka kommunikatsioon sinna juurde parem. Et ettevõtjad saavad aru siis, mida nad tegelikult teevad ja mida riik üldse tahab teada. Ja teine küsimus, kui ettevõtjatega rääkida, mis ikkagi sageli tekib, on see, et kuule, aga kus ma siis näen oma neid arveid? Et mina küll sinna Meritisse nagu surfama ei lähe juhatuse liikmena.
et ma ikka tahan seda vana head PDF-i saada. Kas siis see tuleviku e-arvete maailm on meil nagu sellist kaks paralleelset süsteemi, et raamatupidajate vahel või raamatupidamisprogrammide vahel jooksevad e-arved, aga paralleelselt trükitakse veel see vana hea PDF ka kusagile välja? See on tänane hetk, muuseas. Tänane hetk ongi väga tihti nii, et sul liigub kaks faili, üks on see fail, mida sa ei loe, eks ole, mida sa saad laadida oma süsteemi ja teine on PDF. Aga kui me räägime ka Meritist, mida sa mainisid, lihtsalt ka Meritil on olemas see nupp, et see PDF-arve muuta visuaalselt, või vabandust, mitte PDF, vaid e-arve visuaalselt teha seal arvutiekraanil. Ja isegi kui nüüd juhatuse liige tahab seda arvet näha, siis saab ka nupule vajutada see välja trükkida. Et see võimalus on olemas, aga lihtsalt kontrollida saab alati, aga automaatselt seda PDF ei genereerita, seda lisaprügi, digiprügi ei koostata, seda digiprügi pole ka vajalik ju kuhugi säilitada, see kõik on ju kulu. Rainer, suur aitäh ja hea publik, julgustan teid kõigepealt Rainerile tegema üks soe aplaus alustuseks. Aitäh!